No vahepeal uus volikogu. Tere kõigile 34. istungiks esimest korda virtuaalne. Palun valige, et te osalete virtuaalselt ja vaatame, mis me kokku saame. Aga lõpetame hääletuse ja lepime siis faktiga, et 19 volinikku osaleb tänasel istungil. Mina ütlen, et väga hea tulemus esimese korra kohta. Kas kõik on päevakorraga tutvunud, kõik teavad, kas kellelgi on päevakorra osas ettepanekuid, sest nii nagu me siin prooviistungil veendusime, see süsteem siin tegelikult teil sõnavõttu selles kohas ei anna. Kas on küsimusi, probleeme päevakorra osas? Ei ole. Ühe infopunkti panin täna juurde. Jah, infot on lisandunud, aga ei ühtegi otsustuspunkti. Kui kõik on sellega nõus, siis paneme päevakorra hääletamisele. Saate siis jälle valida. Olete päevakorraga nõus poolt? Näed, 3 tükki on õige kärbet juba. Noh, mul nii ilus roheline pilt juba. Jah. See on täitsa lõbus. Nii, nüüd me oleme päevakorra vastu võtnud 18 poolthäälega. Ja saame minna siis tänase esimese päevakorrapunkti juurde, mis on volikogu istungi kinniseks kuulutamine. Eelnõu on teil olemas, ma loodan, et te olete sellega tutvunud ka. Muid põhjendusi siis siin selle eelnõu osas ei ole, kui see, et me ei suuda siin sellises vormis siis tagada inimestele nii-öelda avaliku osalemise võimalust, et selle tõttu me kuulutame selle istungi kinniseks. Ja see on protokolliline otsus. Jah. Aga me ikkagi... Jah, me hääletame läbi ikkagi kõik päevakorrapunktid, muidu ei saa edasi minna. Nii, Siim Avil on küsimus, aga... No küsimus on see, et üks asi on see osalemine avalik, et jumal sellega, et seal on selgelt see kinnisuks, aga teine asi on see, et kuidas see protokollitud on. Protokoll tuleb otse siit volisest. Aga sinna sisu me paneme ise juurde, nagu selle sõnavõttude teksti, see, mida teie räägite, see sinna aknasse ei ilmu. Ja salvestus läheb järelvaatamise võimalusega hiljem. Otseülekannet me praegu ei tee. Selge. Ja, et sest sisu on, et kas on mingi sisu, mis on kinniseks kuulutamine, sest sisu osas... On küll see... peremehetu vara menetluse algatamine, see päevakorrapunkt on kinnine. Aga istungi kinniseks kuulutamise põhimõte on selles, et meil ei saa ju siin praegu istungil pealtvaatajad osaleda. Selge, no las ta siis olla. Jah. Kas on veel selles osas küsimusi või? Lõpetas ära. Jah. Siis on veel... Siim, kas ta teist sõnavõttu sa ei taha? Ei taha juba öeldud. Riik ja 2 sõnavõttu oli. Nii, Eve on siin. Evele lubame küsimuse. Eve, me ei kuule sind. Ei ole sees. Pane palun mikrofon sisse. Just, et mul on selline küsimus, et kui me istungi kinniseks kuulutame, siis kas me saame seda pärast ikkagi järelvaadatavaks panna? Jah, saame küll. Piik saab sinna, kus see on see... Mul ei tule siia, see mul on Markot vaja tegelikult praegu. Lõppes ka. Eve, said vastuse küsimusele? Sain küll, natuke segaseks, ses mõttes jäi, et minu jaoks on vastuolu selles sees, aga kui öeldakse, et see on okei, siis ma ei oska rohkem midagi arvata. Avalik istung tähendab seda, et kui keegi tahaks praegu tulla meile siia ruumi pealtvaatajana ja osaleda, siis ta saab osaleda, aga meil ei ole seda võimalust praegu. Selles mõttes on kinnine, istung on kinnine. See ei ole mitte sama, mis et nii-öelda salastamise mõttes kinnine. Just täpselt, et kust see vahe tuleb mõistetel? Praegu ei saa füüsiliselt soovija avalikult meie istungil osaleda. Me ei saa talle seda võimalust täna pakkuda selles istungi vormis.
seda tähendab praegu. aga kui me paneme needsamad sõnad lihtsalt paberi peale ilma selle selgituseta, siis kus on see vahe, et on avalik või on kinnine, et millal ta on kinnine sellepärast, et ei saadud osaleda või sellepärast, et see ei olnud määratud avalikkusele esitamiseks. Jüvel on õigus. Eve praegu vist õppis silmas seda, et kui meil on siin osad eelnõud, mis on seaduse järgi. No üks on, selle me võtame lindistusest välja. Üks päevakorrapunkt on kinnine, selle me võtame lindistusest eraldi välja. Aga ülejäänud läheb järelvaatamisega, läheb avalikuks. Aga praegune istungi otseülekanne ei ole avalik, otse. See on järelvaatamisega. Ja see on avalik. Keegi istuks minu siin selja taga ja vaataks, keegi ei saa keelata. Sellest vastutab iga volikogu ise. Selles mõttes ei ole ka kinnine ju. Aga ta ei ole ju avalik ka kõikidele soovijatele. Aga paneme hääletusele ka. Jah, see tuleb ka hääletusele panna. Nii, paneme hääletusele esimene päevakorrapunkt, volikogu istungi kinniseks kuulutamine. Panin ära. Nii, nüüd tekib teil võimalus oma seisukoht öelda. Aga arvestage sellega, et kui 2/3 poolt ei ole, siis te peaksite tegelikult tagama kõikidele soovijatele osalemise. Erapooletuid on juba päris mitu. 4 või? Jah. Roome on hääletamata. Arnold on Vastu. no. Ja Roome on poolt. Kõik on hääletanud. Kas võime öelda, et 2/3 on poolt arvutama peab? Võta see lõpeta hääletama ära, siis tuleb see automaatselt ette. 14 poolt oli, 1 vastu, 4 erapooletu. Ei, ma pean tulemuse ise siin märkima. 14 ongi täpselt. 14 ongi, noh. 4 erapooletu, 1 vastu. 14 on poolt. 13. KOKS-i sõnastus on tegelikult paragrahv 44 lõige 4, et poolt, kinniseks kuulutamise poolt hääletab 2 korda enam volikogu liikmeid kui vastu. Ehk siis tegelikult erapooletud ei lähe arvesse, nii et see oli 14-1 oli hääletustulemus vist. 14 poolt, 1 vastu, sellega on see vastu võetud ja see istung kinniseks kuulutatud. Ja me saame minna teise päevakorrapunkti juurde, mis on siis volikogu töökorra muutmine. Kristi räägib meile sellest. Või Veronika, kes see tahab rääkida. Kristi eelnõu, tema räägib. Siin varasema volikogu töökorraga võrreldes ei olnud meil sellist võimalust, et me oleksime saanud pidada elektroonilist volikogu istungit, nagu me praegu selle voliseiu teeme. Et sellest tulenevalt, et meil see võimalus tekikski, on antud eelnõu teie ees. Kas on küsimusi? Hetkel näen. Hetkel ei näe küsimusi töökorra osas. Aga tuleb Siim-Avi küsimus. Aga jah, see võtab natukene aega. Väikese viibega on jah, peab hästi rahulikku närvi hoidma, et kiiresti ei saa siin tegutseda. No probleem on, me teeme elektrooniliseks, on ju, aga hääletame seda elektrooniliselt selles suhtes, et loogiline on, et see eelnõu oleks vastu võetud siis, kui kõik on niisugune vanakooli volikogu, kõik on kohal ja tõstavad kätt, on ju.
ja praegu meil on elektrooniline ja siis me tagantjärgi seadustame sisuliselt. kõik õige, Siim, et see ongi praegu puhtalt eriolukorrast tingitud selline asjade käik, et nii-öelda tavaolukorras ei ole nii ilus teha, aga praeguses olukorras on see ainukene võimalus meil siin ikkagi istungit läbi viia, see elektrooniline versioon. Selles suhtes arusaadav. Rohkem kõik. Nii, aitäh. Rohkem küsimusi ei ole. Mul on, ma ei tea, kas ma pean siia vajutama seda küsimust. Meil kahjuks pilti millegipärast ei tule meil seda võimalust, aga küsi. Tegelikult selle Siimu küsimus tulenevalt tähendab, kas me siis edaspidi hakkame alati seda volist kasutama või ütleme näiteks, kui on volikogu istung, mis on füüsiliselt, kõik on istungil ja näiteks mina olen, ma ei tea, Barcelonas on ja osalen info mingi elektrooniliselt sellel istungil, et kuidas ma siis hääletan, et viipan käega või kuidas? Praegune sõnastus annab ju meile võimaluse, et nii-öelda tavaistungil, kus ülejäänud seltskond osaleb füüsiliselt saalis, sina teatad ette, et sa soovid osaleda elektrooniliselt ja me saame läbi volise sind kaasata istungile, et see annab meile võimaluse seda teha. Okei, et ülejäänud volikogu liikmed ei pea siis ka samal ajal seal? Ei, kindlasti mitte. Jah. Okei. Teised omavalitsused on kasutanud just nimelt sellist võimalust, et enamust koosseisust on saalis kõik koos ja see, kes on kusagil kaugemal, see siis osaleb volise kaudu. Sellest mõte nagu ongi, et anda osalemisvõimalus, kui füüsiliselt ei saa kohal olla. Kui ei ole eriolukord, õnneks see peagi ehk lõpeb. Nii. Kas on veel küsimusi volikogu töökorra muutmise osas? Mul on ka üks täpsustav küsimus. Et kui ei saa volise kaudu osaleda, et kas siis täpselt nii nagu Kerstin küsis, et siit käega vehkides saab ka hääletada või ei saa? No tegelikult põhimõtteliselt saab, kuigi kõik need, mis meil on tulnud sealt Riigikantselei poolt, et ametlik volikogu istungi jaoks on siiski volis see keskkond. Aga põhimõtteliselt Volises ongi see võimalus, et kas olla virtuaalselt kohal. Kui te nüüd olete saalis, aga teil on arvuti ees, siis te saate olla elektrooniliselt ja hääletada elektrooniliselt, aga alati ka sekretäril on võimalus panna see hääl nüüd füüsiliselt, et tema tõstis kätt ja nüüd on füüsiliselt hääletatud. Nii arvan, said vastuse küsimusele? Jah, et päris täpselt ei saanud, et siis ikkagi nagu on ka võimalik niisama andes teada siit läbi selle ekraani, et minu hääl on kas poolt või vastu või erapooletu. Ja põhimõtteliselt on võimalik nii, et istungi sekretär siis saab sellega arvestada ja selle ekraani kaudu toimub. Ta peab olema volises ju. Ei, ta peab olema tuvastatav hääle ja näoga. See tingimus on. Et kui sul näiteks kaamerat ei ole, me ei saa nii-öelda tuvastada sind hääle ja näoga, siis me ei tohiks seda häält lugeda. No siis peab olema see volise kaudu. Volises oled ID-kaardiga ja annad allkirja ja oled üksta koha peal. Siis on tuvastatud, et see on sinu hääl, eks ole. Ja kui ma olen sinna sisse loginud, siis võib seal hääletada, kes iganes tahes. Kui sa ise seda niisuguse... Selle eest vastutab iga üks ise tõesti. Ja meie ei saa kuidagi... Nii nagu ka elektroonilistel valimistel osaleja. Ja. Aitäh. Palun. Nii, kas on veel küsimusi töökorra osas? Hetkel ei tundu, siis võime panna hääletusele tänase teise päevakorrapunkti, kes on volikogu töökorra muutmise poolt sellisel kujul, nagu eelnõu on. Palume siis hääletada. Hääletama peavad ka need, kes on erapooletud või vastu loomulikult. Kuidas ta olla? Nii, Tambet on suitsupausil või? Hääletamata on Tambet, hääletamata on Tõnu. Ja, Tõnu ka. Tõnu ei ole meile näopilti näidanud, ei tea, kas
ja Tambet samuti mitte. Tambetil on vähemalt häält kuulda. Et on tema. mingi roheline ekraan, eriefektid on Tambetile. aga Tambet ja nii Tambet hääletas Tõnu vastu. Nii, nüüd on kõik. Ei ole Tõnu Tõnu hääletamata, jah. Kas sa Tõnu kuuldel muidu oled meil? Aga tee mikrofon lahti, kui sa tahad rääkida. Ei taha rääkida. Panen siit lihtsalt tulemus ära. Jah, ma arvan küll, jah. Meil oli võimalus siin hääletada küll. Nii. Järgmine punkt. Nii, sellega oleme me oma töökorda siis muutnud. 17 poolt häälega on see otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 3. Määruse lastevanemate poolt kaetava osa määr muutmine. Äkki Herman tahab rääkida? Tahab rääkida. Vallavalitsuse ettepanek ju. Ma võin rääkida küll jah, et eks me lähtusime sellest üldisest poliitikast, mida ka teised tegid, et me seda tasu võtmist teeme ettepanekuna katkestada, kuna see on volikogu käes, siis pidime ka eelnõuga tulema teie, et valitsus on oma seisukohta väljendanud, et me selles eriolukorras lasteaedade kohatasu ei võta. Kas on arvamusi või mõtteid, et... Nii, Jüril on küsimus, jah. Anname Jürile sõna, sest see tuleb sellise viibega, et minuni ju praegu alles ekraanil need esimese päevakorrapunkti küsimused. Korra nüüd lihtsatas ekraanil, nii et palun Jüri, me lihtsalt sellest volist jõuda ära. Jüri, pane palun mikrofon sisse. Et praegult on nii, et eriolukorra ajal see kehtib. 17 lõpeb eriolukord ära. Kas 18. hakkad lapsevanemad maksma lasteaia maksu, olenevate sellest, et võib-olla lasteaiad ei tähe tegelikult veel tööle? See on otsuse küsimus, aga põhimõtteliselt küll jah, et see on ikkagi kuupäevaliselt oli ta eriolukorra algusest ja peaks olema eriolukorra lõpuni, et ega siin paremat loogikat ei ole. Noh, samas kui antaksegi soovitus lastevanematele, et kel vähegi võimalik on jätta oma lapsed koju ka peale eriolukorra lõppu ja vaatamata sellele 18, kui eriolukord on lõppenud, siis hakkavad maksma. Kas me anname sellist soovitust, et peale 18. jätku koju? Et mõte on ikkagi selles, et me saame mingeid erireegleid kehtestada eriolukorrast tulenevalt. Et kui eriolukord enam ei kehti seaduslikult, siis ei saa meil ei ole põhjust teisi otsuseid teha või vähemalt ma ütlen praegu, et ma ei näe nagu ette, aga eks kõik on ju lõpuks arutelu koht. Aitäh! Kas on veel küsimusi selle päevakorrapunkti osas? Siia pole laekunud ja... Kas me umbes teame, mis see rahaliselt on või? See on kuus circa 7000 eurot. See sai juurde pandud. Aitäh. Küll vähem, sellepärast, et mõned lapsed on meil siiski ju käinud kogu aeg. Me oleme vabastanud kõik. Me oleme kõik vabastanud, jah. Et ma küsiks siis ka, et majanduskomisjon on arutanud seda ka või ei ole? Jah, majanduskomisjon arutas seda ja hetkel nõustume sellega. Aitäh! Nii, kas on veel küsimusi?
see on nii halb, et see asi siin ei tööta, et vaata ainult sõude peale. Tundub, et hetkel ei ole, aga On küll. Nii, tõesti, palun pange mikrofon sisse, sest meil see pilt volises ei jõua järgi ja kui teie mikrofon on väljas, siis minuni lihtsalt ei jõua, et te soovite küsimust. Nii, palun, kes soovis? Sergei soovis. Jah, palun. Kas siis 17 kõik lasteajad siis hakkavad tööle kindlasti 100% või? Tähendab, kõik lasteaiad töötavad praegu juba põhimõtteliselt. Nüüd vastavalt siis suhtluses lastevanematega, näiteks õppekohtade, Suure-Jaani kooli õppekohtade lasteajad ei ole töös. Aga päris suletud ei ole meie vallas ühtegi lasteaeda ja seda otsust me ei ole ka teinud. Vaid see kõik on siis juhtide suhtlus lastevanematega, et millised on vajadused, võimalused. Me näiteks alguses, kui see kriis lahvatas, siis Kõidamaa, seal oli lastel vajadus, aga nad suunati Suure-Jaanisse. Seal oli 2-3 last, kellel siiski vanematel oli see hädavajadus. Ja hädaolukorra juhi sõnum oli ka, et siis ei pandaks lasteaedu kinni, aga kohalik omavalitsus saab korraldada selle teenuse vastavalt siis oma äranägemist järgi. Ja nii me oleme siis käitunud, et Võhmas näiteks esimesel nädalal ei olnud lapsi. Kõos oli lapsi, kuna põllumajandus ja see sektor, eks ole, vajas. Õppekohtades ei olnud lapsi, kes siis väga vajasid või tungivalt nõuti. Nii et see on olnud selline kokkulepe ja pidev suhtlus haridusspetsialisti, lastevanemate, lasteaiajuhtide kaudu. Et ühest sellist sulgemisotsust tegelikult ei ole olnud. Ühesõnaga, kui näiteks võtame mingi õppekohas, väikses õppekohas tahab 2 last lasteaeda tulla, siis kas seda õppekohta tehakse lahti või suunatakse kuskile mujale või mismoodi? Meil on olnud see juhi otsustada ja see on jätkuvalt juhi otsustada, et kuidas on seda teenust kõige mõistlikum korraldada, aga me oleme kinnitanud ja oleme kogu aeg rõhutanud, et teenus kui selline on olemas. Aitäh! Jah, nüüd alles jõudsid. Ja, nüüd jõuavad küsimused siia. Kas Jüri Jansenil on veel ka küsimus või ei ole? Sest meile jõuab sellise viibega, et nüüd ma sain alles Sergeile sõna. Küsisin juba ära. Aha, selge. Me oleme, nagu te aru saate, me oleme ajas pikalt maas. Tuleme liiga kiiret, tuleb aeglasemalt teha. Ja minu veregrupiga üldse see volise süsteem ei sobi, ma tunnistan kohe ausalt üles. Aga eks ma katsun. Kas on veel kellelgi küsimusi 3. päevakorrapunkti osas? Kui me saaks nüüd selle kõigi pildi tagasi, siis ma saan suude pealt lugeda, muid variante ei näe. Ma lihtsalt kommentaarina annan volikogule sellise mõtte, et kas lasteaia kohatasu peaks olema valitsuse käes või peaks olema volikogu käes. Et kaaluge seda siit edasi ka lihtsalt mõttena, et praegu ei pea kiirustades otsustama, aga et kelle pädevus on sellise kohatasu määramine. Kas seda üldse saab delegeerida? Mulle tundub ka, et seal seaduses kirjas nii, et volikogu otsustab. Seal ei ole delegatsiooni võimalust. Ma tean, et osad omavalitsused tegid selle ilma volikogu. No. Peaks olema delegeeritud kohustustega. Ei saa. Finantskohustustega ja tegelikult me muudame seda eelarvet ju. Nii, muude kulude katmine toimub valla või linna eelarve vahendites ning valla või linna volikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Siin on otseselt öeldud, et volikogu otsusel. See ongi see vanemate poolt osaliselt kaetava see määr. Ja nende ja kulude katmiseks vanemate poolt kehtestab valla või linna volikogu vanemate kaetava osa määra. Otseselt öeldud volikogu kehtestab, delegeerida ei saa. Siis selles osas küsimust ei ole. Kas nüüd on selle eelnõu osas kõik küsimused vastuse saanud? Tahtsin selle viimase arutelu osas, et ilmselt vabastusi saab delegeerida, õiguse teha mingeid vabastusi.
valitsusele. Võib-olla mingites seatud juht, kui määruses tekstis võib olla, jah. Nii, aga paneme hääletusele lastevanemate poolt kaetava osamäära muutmise ja palume siis hääletada. Nüüd on Taivo ja Lembit on hääletamata, näeme meie siit. Lembit on küll poolt, aga mul on see pilt eest ära jooksnud. Eri ülespoole, see on täiesti üleval see pilt, kus hääletada saab. Selles etapis ei ole enam. Ülespoole keri, on Lembit. Seal võib olla teiste browseri aknas. Kuskil vales aknas. Vaata. Kuskil teises haki peal. Istungi andmed, isikute hääletus, sõnasoovijad, eelnõu ettepanekud, istungi protokoll, istungist osavõtjad, päevakorrapunktid, parandusettepanekud. Vaata, kas tal on äkki üleval teises haki peal on volikogus osalemine. Töökoht. Ja vaata. Osalemine. Virtuaalne. Nii, uuesti pool. Pidin uue ringi tegema. Ja. Nüüd oled sa hääletanud ka Taivo. Kas Taivo on kuuldel? Taivo on hääletamata. Taivot polegi. Panen siis tulemuse ära praegu. Jah. Nii, hääletus on lõppenud ja 17 poolt häälega on siis eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt number 4. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine. Kes eelnõu tutvustab meil? Jaanus võiks. Kas Jaanus kuuleb? Jaanus, võtame. Kõik on oma hääle andnud, kes anda said. 18 poolt häälega on see päevakorra 4. punkt vastu võetud. 5. punkt, katastriüksuse tasuta võõrandamine. Kes meile sellest räägib? Jaanus? Jaanus. Ma pean nüüd vaatama selle eelnõu ette saama. Mis seal teemaks oliks? Võib ju seega rääkida, kes tegi, siis läheb võib-olla kiiremini. See on Kärdi tehtud eelnõu. Just, ma nüüd sain ka selle ette selle eelnõu. Jah, see on nüüd see Tartu, Viljandi, Kilinga, Nõmme siis teelõik ja siis üks osa siis seda teed saaks rekonstrueerida, siis läheb meie maad läheb sealt siis natukene kasutusse. Et riigilt me mingit tasu ju ei küsi, et sellistes olukordades, et see on tavaline praktikat antakse. 27 ruutmeetrit. Ei ole ka väga.
aga noh, projektis ta isegi kui on 1 ruutmeeter, siis ikkagi küsitakse maaomaniku käest seda või noh, seadustatakse ikkagi selle. Nii on, kas on küsimusi? Keegi räägib küll. Selgituseks vaatasin eelnõu, et tegelikult on see vorstivabriku ring, nõnda nimetatud siin Kõidamaal, sealt lihtsalt natuke teenurka ümardatakse 20 ruutmeetri ulatuses. See küll, see oli see. See ei ole see, me räägime hoopis Punakülast lõpust. See on Kõpu sellest, Kõpu tee on. See on see. Vorstivabrik oli üks kord enne. Ja see oli ka, aga see on praegu on Kõpu. Hiiu tee kinnisasi kirjutab meie eelnõu ja 27 ruutu ja Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu ära lõige. Et kas on veel küsimusi selles osas? Pilti näitab kindlasti midagi. Tundub, et ei ole. Paneme hääletusele siis katastriüksuse tasuta võõrandamine. Palun hääletada. Eelnõu number 262. Nii, Taival ei ole interneti, nagu ta vahepeal on mulle siin kirjutanud, internetiühendus jätkub maha, ilmselt ei saa ta seega ka hääletada, et meil ei ole ilmselt mõtet Taivo järgi oodata. Saame selle hääletuse lõpetada. Nii, ja tulemuseks siis tuleb, et 18 poolt häälega on see vastu võetud. 6. päevakorrapunkt. Vallavanema asendaja määramine toimingu tegemiseks. Eelnõu number 263. Liikmetega me ettepanek, kes siis läheb seda toimingut tegema? Meil on siis eelnõu, et määrata asendaja toiminguks lepingu allkirjastamiseks Pilistvere kogudusega. Ja siin on nüüd lünk, kuhu on vaja siis nime, kes seda toimingut vallavanema asendajana tegema hakkaks. Küsin ettepanekuid. Ei taha ettepanekut teha. Mina võin ise teha ettepaneku, kui ettepaneku tegijaid ei ole. Mina leian, et see võiks olla abivallavanem Jaanus Rahula. Kas on teisi ettepanekuid? No. Sobib. Sobib, väga positiivne. Aga siis sa oleks, äkki sa tee parandusettepanek sealt? Kuidas ma seda nii teha saan? Eelnõu parandusettepanekud on lisa uus parandusettepanek on minul pilt. Vasakult poolt servast. Jääks see kohe protokolli ka. Äkki saad sealt teha? Me peame muidugi parandusettepaneku. Ei tea. Sealt saab panna, kas hääletada või mitte. Oli küll, jah. Tõnu Vasalu lahkus istungilt. Samas seal on tore. Üks küsimus muidugi on, et ma ei tea, Kersten teab võib-olla paremini, aga korruptsiooniseaduse järgi kuidagi, et otsealluv ei ole hea variant. Aga sellega volikogu ju nimetabki. Ei saa nimetada oma alluvat, aga praegu ju volikogu määrab selle. Et kui tuleb, see on volikogu määrab ja selles suhtes võib ükskõik seal kas teise vallavalitsuse liikme või, sest on selge, et praegu on volikogu kõrgemal volitus, mitte Herman Kalmuse volitus. Ja kas see parandusettepanek jõudis teie pilti kuhugi? Nii. Ma niimoodi lihtsalt mööda minnes kommenteerin juurde siia teile kõigile, et me räägime, eks ole, Pilistvere kalmistu hooldamise lepingust, mida vald on varem ka sõlminud, aga
et mina ei tohiks ise sõlmida kogudusega lepingut, et see on nagu asja mõte, eks ole, kui me räägime, et kuid see on asja sisu. jah, pane ta hääletamisele, siis äkki siis tuleb paremini. Tuleb ka võib-olla peale suitsukausi. Ja pean nüüd siis panema siis. Aga siin minule küll ei näita parandusettepanekut. Ja nii, et ta peab äkki. Nii, uus katse, vaadake, nüüd peaks tulema teile. Nii, nime lisamine hääletus on kohustuslik, tuli. Panin kohutuslikuks, siis saan hääletada ka. jah. Ja nüüd nii, ja ma siis teen selle parandus A. Nii, hääletus. Nüüd me peame hääletama kõigepealt nüüd seda ettepanekut. Ja. Parandusettepaneku hääletus nüüd kõigepealt. Nii tuli. Meil on terve rida, palun siis hääletage, kas te olete selle parandusettepaneku poolt, et see volitus antakse Jaanus Rahulale selle toimingu tegemiseks. Marlen on hääletamata. Marlenit me näeme siin. Näeme. Nii. Ja Taivool ei ole internet ei võimalda osaleda. Näita seda, et tema oleks lahkunud, sest Tõnu näitab lahkunuks ja teda kohe nimekirjas ei ole. Aga ta endiselt nagu osaleks, aga ise ta tegelikult füüsiliselt ei saa osaleda. Nii, lõpetame selle hääletuse ära. See on olemas. Seega on nüüd siis sinna eelnõusse sisse kirjutatud, et määrata vallavanema asendajaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pilistveere Andrease kogudusega koostöölepingu sõlmimisel abivallavanem Jaanus Rahula. Ja nüüd paneme siis tervikuna selle eelnõu hääletusele. Nii, ja kõik peale Taivo on nüüd hääle andnud, seega saame selle hääletuse lõpetada. Nii, 15. Olemegi info juures. Poolt häälega on meil 6. päevakorrapunkt eelnõu vastu võetud ja oleme 7. päevakorrapunkti juures, mida on siis mitu alapunkti ehk info. Esimene, Kaja infoni me jõuame. Esimene infopunkt on Toomas Aavasalu taotlus elamukruntide ostmiseks vastus siis sellele taotlusele. Ma usun, te kõik olete taotlusega tutvunud ja ka vastuse eelnõuga. Ma panin sinna juurde ka selle volikogu otsuse, millega need hoonestusõiguse tingimused määrati ja siis ühe nendest hoonestusõiguse seadmise lepingutest, notariaalse lepingusest, need 6 lepingut on tegelikult kõik analoogsed. Ja jah, ei hakanud kõiki riputama. Kas Jaanus räägib neist? See vastuses on kõik ilusasti ära öeldud, et... Tiim Avi tahab küsida. Las Jaanus, aga no eks endal siin see... Mul küsimus ununes ära. Aga siis Jaanus võib-olla räägib ennem, siis... Tegelikult üks küsimus tuli meelde, et kuidas me fikseerime ära selle, et on selge, et Toomas Aavasalu on Tõnu Aavasalu vend, see on üldteada tuntud fakt, on ja et siin ei peaks siin sugupuu, et kas praegu Tõnu Aavasalu on taandanud end või kuidas see ära fikseeritud on? Seda ei ole istungil enam. Ta on lahkunud istungilt. Et see on ära fikseeritud siin.
see jääb siia protokolli, jah? Protokollis on kirjas, et ta on istungilt lahkunud. Ja 17.06. Seda ma lihtsalt vaatasin, kuidas see siin volises on ära fikseeritud, kas kõik on teadlikud, et ta on lahkunud ja ei osale. Ega mingit otsust ka ei tule ju. Esialgne plaan oli, et otsust ei tule, et tuleb vastuskiri lihtsalt. Jah, ta on meie poole pöördunud, et ta esialgu soovis siis, et vald võiks siis muuta neid tingimusi ja põhjendas seda siis praeguse raske, ütleme eriolukorrast tulenevatel põhjustel. Aga midagi, see on jah selles suhtes keeruline, et need tingimused, volikogu tingimused olid tal ju teada, et see tekitab selles suhtes nagu ebavõrdse seisu nagu teistele, kes ei osalenud. Et kui me nüüd teeme nagu selle otsuse, et me muudame need volikogu eelnevaid tingimusi, et siin see vaidlustuse koht teistel siis, kes ei osalenud just nendel tingimustel, et nüüd näevad, et neid tingimusi leevendatakse või tehakse teistsugused, et see on keeruline. Ja ma tahtsin öelda, et isegi kui me tahaks ettevõtjale vastu tulla, siis minu arvates ei ole lihtsalt nagu võimalik. Kas või selle tõttu, et see projekt või need elamukrundid on tehtud Euroopa Liidu abiga ja sellisel juhul, kui see praegu mitte muuta, aga ütleme tulla siis ettevõtja taotlusele vastu, ehk sisuliselt muuta neid tingimusi, siis see oleks keelatud riigi abi, mis võiks tähendada meile seda, et lihtsalt meile tuleb tagasi nõue Euroopa Komisjoni poolt nagu toetusele. Ma nagu mäletan sellest projekti tingimustest, et elamukruntide osa ei olnud abikõlbulik. Võib-olla Jaanus teab täpsemalt. Ei, see projekti toetuse laienenud, jah, et see ei olnud abikõlbulik kulu, jah. Siis mul peaks küsima. Tegelikult peab selles mõttes ajaloos tagasi minema, et mis põhjusel üldse võeti vastu see otsus, et seatakse hoonestusõigus, mitte ei müüda neid krunte. Just nimelt sellel eesmärgil, et olla kindel, et neile kruntidele ehitatakse majad, mitte neid krunte lihtsalt ei osteta endale seisma. Ja sellepärast ju see leping ongi sõlmitud niisuguste tingimustega, et ta 5 aasta jooksul peab hoonele saama kasutusloa, et kui praegu nüüd seda lepingut muuta, müüa talle need krundid maha, siis ei ole ju tegelikult mingit tagatist, et ta need hooned ikkagi ehitab. Tundub mulle nii. Ma ei tea, kus teile. Ühtegi tagatist ei jää, et see sama seisukoht oli ka vähemalt piirkondliku arengukomisjoni protokollis ja kas ka sotsiaalkomisjoni protokollis. Päris mitmelt komisjonilt tuli sama seisukoht, et nii on, jah. Ma korra kommenteerin seda abikõlblikkust ja seda, et abikõlblikkus tegelikult tähendab seda, et meile võib tulla otsene tagasimakse nõue, kui me mingid reeglid rikume, aga tegelikult kogu projekti sisu on ikkagi Euroopa järelevalval kogu aeg, kestel on selles mõttes õigus. Vahet ei ole, kas ta on abikõlblik või ei ole, aga me peame täitma kogu projekti ulatuses ja kõikide tehingutega seda Euroopa Liidu nõuet, et sellest nagu ei pääse, kas on abikõlblik või ei ole, kas on omaosalus või ei ole, nii et siin me ei saa nagu eksida, aga kõige keskne on ikkagi see tingimuste poole peal muutmine, kus me võiksime olla väga keerulises olukorras, kui keegi võtaks seda vaidlustada. Et me oleme protsessi poole peal muutnud neid maade omalesaamistingimusi, siis hoonestusõiguse tingimusi. Ja see on selline Pandora laegas, et seda ei maksta teha. Mul on ka üks küsimus, et kas vallavalitsus seda ei ole arutanud, et see väljaostu aja lühendamine võiks olla seotud kasutusloa saamisega. Ehk siis kui need hooned või majad on valmis ehitatud, nad on saanud kasutusloa, et see ettevõtja ei pea ootama 5 aastat selle väljaostmisega, vaid saab nad varem välja osta. See ongi ju tegelikult hoonestusõiguse seadmise tingimuses, et kui on kasutusluba, siis tal tekib õigus need omastada. 5 aastat oli maksimumaeg. See oli maksimumaeg, jah. 5 aastat oli maksimum.
kehtivas lepingus on, et kas 5 aasta jooksul või kasutusloa saamisel kohe pärast seda tekib õigus. Nii ongi selles kehtivates lepingutes kirjas. See ongi äsma mõte olnud, jah. Aitäh. Kirjas võiks väita, mõlemad väited olid õiged. Õiged olid Jaanusel, et see annaks võimaluse ükskõik kellele, kellel ei olnud iialgi mõtet neid krunte osta, aga vaidlustada, et tingimusi muudeti ja tehti soodsamaks. Ja õigus oli ka Kerstenil ja Hermanil 2 peale. Et tõepoolest, et seda projekti tõesti, et kuigi otseselt ei olnud elamukrundid abikõlbulikud, tööstuspargi kõrvale elamukruntide nende tegemisega on sellel nagu lisaväärtus, mis on tõlgendatav keelatud abina ja kirjas märkida ära mõlemad põhjendused, et miks ei saa seda vastu tulla. See oli ettepanek. Täna see nii-öelda teine pool tal puudub, seda me saame siis kirja, kui volikogu soovil täiendada, sest vastus läheb ju volikogu nimel, ta on seda küsinud. Aga see peaks ka kirjas olema, sest see on täiesti aktsepteeritav põhjendus. Täiendame vastuskirja. Sobib. Nii, kas on veel selles osas küsimusi või võime minna järgmise infoga edasi? Tundub, et ei ole. Või kuidas? Järgmine infopunkt. Keskkonnaameti taotlus lisateabe saamiseks. Keskkonnaamet ootab siis volikogult lisateavet. Miks volikogu ei nõustunud põhjendusi, miks ei nõustutud siis keskkonnamõju hindamise mittealgatamisega. Ja vastuse versioon on teil kõigil ees. Küsime nüüd teie seisukohti selles osas. Ja vastus sai koostatud niimoodi, nagu me volikogu istungil siis seda asja arutasime. Kas? No, mina pean siiski ütlema, et minu meelest on see põhjendamatu nõudmine juba eelmine kord, et ma ei saa sellega nõus olla, sest et need mahud ei ole sellises suuruses, mis seda vajaksid. Teiseks on põhjendus see, et seal on seda farmi peetud moel või teisel juba väga pikka aega. Et siis väga suurt loomade arvu suurenemist ette näha ei ole. Et siis lisakohustusi tekitada ettevõtlusele praeguses olukorras ma ei leia, et see õige. Kui keegi midagi teeb, siis igal juhul see on juba tervitatav ja et selles mõttes võiks toetada, mitte neile tekitada valla poolt täiendav, kui Keskkonnaamet seda nõudnud ei ole, et siis meie volikogu poolt täiendavate nõude tekitamine ei ole minu meelest ei ole põhjendatud. Aga see on minu seisukoht. Jah, mida me peame teha. Või juba tegime. Ei, no jah, tegime, aga mina ei saa seda vastust nagu pidada põhjendatuks ja mina seda vastust nagu ei toeta. Aga kuna seda ju siis läheb sinna valitsuse seisukoht. Kas läheb protokollilise hääletusega või? Nii nagu soovite, me tegelikult me saame siit panna ka need punktid hääletusele. Saame, ainult et minul peksab praegu kolis segast. Numbrid ühelt poolt on järjest, aga 27 on. Ma proovin minul näitab. Ja kõrval protokollis näitab ka. Jaa, kõrval näitab 7. Ma proovin siit peavad. 2 number 7 on. 2 number 7 on. Aga kui ma proovin panna, või on veel seisukohti selles osas kuulata, või ma proovin tõesti panna seda hääletusele, seda vastuse versiooni. Ma korra selgitan, et tegelikult otsus on tehtud, et lihtsalt Keskkonnaamet, kes teeb ise lõpliku otsuse. Keskkonnaamet oma lõpliku otsuse tegemisel ikkagi kuulab ära valla seisukoha. Ja ka Keskkonnaametil, kuna see valla volikogu otsus, siis nad ei saanud võib-olla siis seda täit vastust sealt, siis nad tegid selgitustaotluse, et saamaks aru siis selle meie
mis me siis oleme, mis me siis oleme nagu tahtnud öelda, et see ei olnud nagu selgelt öeldud. Aga lõplik otsus teeb ikkagi Keskkonnaamet. Ega see, mida meie siin täna otsustame, see on, nad võtavad selle seisukoha omale teadmiseks, aga lõplik otsus tuleb ikkagi nendelt. Mul on ka üks küsimus. Et kas nagu vallavalitsus on sellele nagu ehitusloa andnud sellele projektile? Kuidas see vallavalitsuse poolne otsus oli sellel? Ei saa ju veel olla ehitusluba. Ei saa ju selles faasis see tegelikult ei ole. Eelnev menetlus kõik. Praegu veel ei ole. See on, enne peavad olema need asjad selged. Aga sellele, kui nüüd Keskkonnaamet annab siis oma nõusoleku, siis sellele järgnevad juba need kõik muud ehitus ja muud projekteerimised ja muud taotlused ja menetlused. Kas ma saan õieti aru, et oli meil küsimus detailplaneeringuga või? Jaanus oskab öelda. Minu arust detaili ei olnud. Seal on praegu meil jutt on keskkonnamõjudest, et kas keskkonnamõjude uuring on vajalik või ei ole. Et kas neid on vaja algatada või mitte, jah? Jah, et keskkonnamõjud. Jüri soovib sõna, no ma näen siit, või on jälle see mingi väga vana asi, mis mulle tuleb? See ongi see sama, et ma olin ka üks nendest, kes oli selle eelnõu vastu võttes, ei olnud poolt, et oleme nagu ettevõtjal kallal, et ma arvan küll, et me võiks täna seda vastuskirja ka hääletada ja päris nimeliselt, et need, kes arvasid, et see vastuskiri peab selline olema, mind ka see kiri ei veena. Selline soov. Võime teha nimelise hääletuse. Variant on olemas. Nii. Ma saan aru, et ega me sellega oma otsust ei muuda, sest me oleme korra otsustanud, volikogu on otsustanud, et me ei ole nõus, et keskkonna, aga ikkagi. Ja kuna seal volikogu otsuses see selgitus ei olnud Keskkonnaameti jaoks piisav, siis ta küsib täiendava selgituse ja nüüd läheb. Nii, Kersten soovib. Ja selle Jüri ettepanekust tuleneb, mul on küsimus, kas meil volikogu töökorras on olemas selline asi nagu nimeline hääletus? Volikogu töökorras ei ole. Mitte, et mul midagi selle vastu oleks põhimõtteliselt, aga meil on see varem ka istungitelt läbi käinud, see nimelise hääletuse nagu teema, et siis me peaks selle kuidagi ära nagu reguleerima, et äkki kunagi. See võiks olla siis protokollis märgitud, protokollil märkusena kirja pandud sinna. Ärgu ta siis on nimeline, kui nimelist teha, aga seal saab ju kirjas nagu üks vastuskiri, millega volikogu liikmed, teatud liikmed ei ole nõus selle esitamisega, et siis võiks olla kuidagi ära märgitud. Me ei toeta seda vastuskirja. Aga mul on lihtsalt praegu nagu arutelu mõttes, et kas te nagu, et siis ei peaks üldse vastama või mis see nagu, või on mingi alternatiivne nagu sõnastus sinna vastuskirja või? Tead, Kersten, ma vaatan praegu volikogu töökorda, siis ega tegelikult volikogu töökord ei räägi eraldi mitte ühestki hääletamise liigist. Koksiga on määratletud. See on niisugune ühtne hääletamise paragrahv ja see ei too eraldi välja. Ei salajast avalikku hääletamist. Nii et selles mõttes, et ta ei välista nimelist hääletamist, kui te siin praegu otsustate, et te tahate nimelist hääletamist teha. Ja, no seaduses Koksis ei ole ka sellist asja nagu nimeline hääletamine. No avalik ja salajane. Jah, aga siia kolisesse on ta nüüd toodud võib-olla siis. Mõnel omavalitsusel on see võimalus, et see siia lisatud on. Volikogu otsustada, et kuidas nad soovivad seda fikseerida protokolli. Põhimõtteliselt ei olegi nagu muud. Põhimõtteliselt on nagu see, et kui kuna me eelmine kord ei hääletanud selle poolt, ei pidanud põhjendatuks seda nõudmist
siis ma ei saa ju ka selle seletusega nõus olla. See ei ole piisavalt veenev, nii nagu Jüri ütleb. See võiks olla siit kuidagi ära märgitud. Protokollis on ju võimalik seda märkida, et arutati vastuskirja Keskkonnaametile ja mõned volikogu liikmed jäid eriarvamusele selles vastuskirja osa. Saab selle hääletuse teha, ta võib olla ka isikustamata hääletamine, nii nagu need teisedki tahavad hääletada. Ma ei näe, mis see annaks nagu sellele vastusele juurde. See punkt on ju tulnud päevakorda, Keskkonnaamet palus lisateavet ehk meie otsuse põhjendusi. Need otsuse põhjendused on kirjutatud sinna eelmise istungi, kus see otsus tehti põhjal. Eks Keskkonnaamet sai ka aru, et ei olnud kõige parem otsus. No see on tore, kui meie oskame öelda, mida Keskkonnaamet aru saab ja mida mitte. Ma arvan, et meie ei ole need inimesed, kes seda ütleb. Et Keskkonnaamet ütleb oma arvamuse ise ja ta ei pea sugugi lähtuma Põhja-Sakala volikogu seisukohast seda otsust tehes. Nagu mina aru saan, kus Keskkonnaamet teeb otsuse, et ei ole vaja, siis ei ole ju probleemi. Jah, tal ongi õigus seda teha, nii et selles mõttes meie ei ole selles küsimuses lõpliku otsuse tegija. Mina arvan ka, et Keskkonnaamet, et kui ta teeb otsuse, ei ole mõjud vaja, siis ta kõik vastuse võtab enda peale, ei ole probleemi. Miks me üldse nagu nii palju vaeva näeme, arutame seda. Nemad on spetsialistid. Me ei ole spetsialistid. Varasemates volikogudes on inimesed soovinud ka arutada ja siis siiski meil õigus on ju arutada, et nüüd öelda, keegi ütleb, et me ei aruta seda, et see pole oluline, et siis arvamust võime ju avaldada. Loomulikult arvamust võib avaldada, aga Keskkonnaametis on spetsialistid, kes ju hindavad seda, kas on vaja või ei ole. Ja nemad ju spetsialistid otsustavad. Mina näiteks ei ole spetsialist. Aga vaatamata sellele, sa arvasid, et on vaja seda tellida, kuigi sa ei ole spetsialist. Keskkonnaameti spetsialistid tahavadki nüüd otsustada ja nad said volikogu negatiivse otsuse või sellise, nagu ta meid sai. Ja nad mõtlevad, et nad äkki ei tea midagi, mis veel on selle asja taga. Miks nad muidu lisaküsimusi küsivad? No aga kui nad tulevad kohe ise hindavad ja ütlevad, et ei ole vaja, siis ei olegi probleem. Ei jah, väga hea, kui ei ole vaja. No kuidas me selle asjaga edasi saame? Mina isiklikult arvan, et meil ei ole nagu põhjust siin täna mitte midagi hääletada. See oli päevakorras meil eelmisel korral. Me hääletasime, tegime oma otsuse ja nüüd me vastame põhjendustega eelmise istungil üles kirjutatu põhjal. Ma ei kujuta hästi ette, mida täna siin hääletada selles mõttes. Ma ei näe nagu sisulist asja, mida me siin nüüd täna hääletame. Absoluutselt olen nõus, kirjutame protokolli lisaks. See ei ole kõigi istungil osalenute arvamus. Võime korrata üle eelmise istungi hääletustulemused Keskkonnaameti kirjas. Minul isiklikult ei ole selle vastu küll mitte midagi. Aga praegu on ju lisateabe andmine. Praegu ei ole muid teemasid meil siin päevakorda. Nojah, aga kuna asi oli arutusel volikogud, siis volikogu teatud liikmetel on õigus jääda eriarvamusele ja selle võib ju fikseerida protokollis. See hääletamine antud hetkel ei anna meile midagi praegu. Fikseerime protokollis. Kas see teid rahuldab ja me võime selle teemaga edasi minna? No see küsimus, et kas Keskkonnaametile palju oli poolt ja palju vastu, tõenäoliselt ei läinud. Neil läks lihtsalt volikogu otsus selline. Kui soovite, saadame neile videolingi lisaks. Ma arvan, et seda ei ole vaja. Neil on asju nii vaadata. Ta jääb niimoodi. Ma lihtsalt ütlesin seda, et mina selle kirja põhjendusi ei toeta, kuna ma alguses peale ei toetanud seda. Selle võib ju fikseerida protokollis ja ongi kõik. Nii. Võin mina ka midagi ütelda, Ago olen. Ja palun.
palun Ago räägi. Ma küll ei ela seal, aga kui ma seal elaks, võib-olla mulle ei sobiks see. Las see pall jääb praegu Keskkonnaameti väravasse. Vaatavad täiendavalt asja üle ja ei saa pärast vallavolikogule etteheited teha, et me ei näinud selliseid asju ette mõne elanike suhtes. Seal võivad ju lõhnad ja ei tea, mis levida mingite tuultega. Kindlustame oma tagalat sellega, volikogu tagalat. Ma arvan ka, et volikogu peab oma inimeste üleval, kui nad suurvarmi hakkasid tegema. Lõhnaprobleemid. Ja need on natukene olemas ka, võite Kuldari käest küsida. Teatud tuultega. Ühe koha peale ei lubatudki teha. Tehti teise koha peale, aga see oli vist isegi vale otsus. Tuuled on selle teise koha peal, kuhu tehti nüüd rohkem. Kuna mu nimi läbi käis, eks ütlen siis paar sõna sekka, et jah, tõepoolest, meil on siin mingitel perioodidel on ikka väga vänge on see lõhnahäiring siin. Farm asub tegelikult ju külast kaugemal kui täna see planeeritud farm. Ja jah, nii on. Aga see sõltub väga palju tuulte suunast ja Ago on sellepärast õiges, et alguses oli farmi ehituse plaan teise koha peale, mis oleks külale küll lähemal olnud, tuulte suhtes võib-olla tõesti oleks see parem olnud, aga me seda täna ei tea. Nii on, et... Tuuled on meil põhilised ju. Aitäh, et selleks ju Keskkonnaamet ongi, et kaaluda, kas on põhjust algatada või mitte. Tema selle otsusega teeb ja ma arvan, et kõik need volinikud, kes leiavad, et peab seisma selle eest, et ka elanike huvid ei jääks lisaks ettevõtja huvidele kahjustamata, teevad ju ka oma südametunnistuse järgi seda parimas soovis, et kõik läheks hästi. Et ma arvan, et me võime siinkohal sellele joone alla tõmmata. Ükski neist otsustest pole lihtne, ei olnud ka eelmisel istungil. Me tegime eelmisel istungil otsuse. Täna me anname lisainfot, millistel põhjendustel me tegime ja edasine otsus on Keskkonnaameti käes. Aitäh ja kui te lubate, siis lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. Infopunkt Tori valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse materjali ettepanekute saamiseks. Kes meile sellest rääkida soovib? Jaanus. Jälle Jaanus soovib. Jälle Jaanus, tema osakond. Jah. Eest ära üldse siit. Pean korra selle ette. Lõpus võttis, seal on need lisad kõik küljes olemas. Sõksas. Sajal ei olnud midagi nende kohta öelda. Ei tea keegi midagi sellest. Selle eelnõu kohta mina tean, et Kaja Nutta on kõik põhjalikult läbi vaadanud, leidnud, et ei ole meil põhjendust, ei ole ühtegi ettepanekut selles osas. Tori valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju hindamise kavatsuse materjalid on kõik kenasti seadusekohased ja kuidagi meie valla huve ei riiva. Et sellepärast on siis info siin selline, et jätta nii-öelda ettepanekut Põhja-Sakala valla valitsuse poolt esitamata. Jah, Tori vallast meil ei ole selliseid mõjusi, ütleme siin teiste naabritega, kus on ühiseid tuuleparke ja on seda kokkupuudet rohkem, siis Põhja-Sakalal ei ole. Põhja-Sakala on nagu nendest mõjudest jääb välja, jah. Kas on kellelgi küsimusi sellest suhtest? Ei näe ma. Siis läheb meie poolt teele, et meil ei ole ettepanekuid ja Tori vald saab oma üldplaneeringut siis kenasti edasi menetleda. Ja nüüd on meil siis infopunkt. Mulle näitab ta ette eelarve tulude laekumine. Jah, ja kutsun Kaja. Ja tuleb Kaja.
kas Kaja ise teab, et ta tulema teeb? Muidu tegelikult sa näed seda. Et see fail on teile sinna pandud juurde ka. Mina olen Kaja Toom, finantsteenistuse juht. Räägi natuke kõvemata, et ma ei tea küll. Kas teil on see fail ees kõigil? Et saame selle failiga edasi minna. Ma nii kaua, kui seda faili te avate, nii kaua täiendan Hermani juttu. Ma kuulsin ukse taga, et lasteaia kohamaksust. Hermanil oli õigus, et umbes 9000 eurot laekub kuus. Ja kohta ilma juurde. Et umbes, ütleme, 10% on vähem laekunud. Et selle poole märtsi ja aprilliga. Et kui nüüd Jaanus ka mind veel kuuleb, siis Jaanus aita mul siis seda eelarve investeeringute poolt siis selgitada, nii nagu eile eelarve ja majanduskomisjonis. Et võtame siis slaidi number 3 lahti ja siis on näha. Võhma kooli. Võhma kooli ehitamine. See on töös juba lõpukorral. Kruusa teed vastavalt teehoiukavale. Arussaare Võhma kergliiklustee. Projekt on valmis. Omanikega käivad läbirääkimised. Ja osad tahavad kompensatsiooni saada. Jaanus, äkki sa täiendad? Ja ma täna tegelesin selle teemaga. Seal on hästi palju maid kuulub siis kohalikule põllumajandusettevõttele, Go Agro ja et ma nendega suhtlesin ja nemad vastu ei ole. Pigem täna on siis, nad on küsinud, et mis on valla seisukoht, kas siis võõrandamine ja maade väljaost või siis kasutusvalduse servituudid. Ma ise väljendasin, et see võiks olla kasutusvalduse servituutide näol. Aga me lähme selle teemaga edasi ja vastu ei ole. Ma olen mõnele kuna projekteerijaga rääkis ka kõikide nende maaomanikega, siis see tabel, mis mulle tuli, siis seal oli ka punaseid märkeid. Ma olen täna nende punastega siis rääkinud, kes siis on nagu alguses vastu olnud, siis tegelikult annab läbi rääkida. Et jah, osad arvasid, et kui see kergliiklustee läheb, et siis, et äkki siis see sissesõit sealt riigimaantee pealt alla, et võib-olla Koorem Kruusa, kes on öelnud, et siis aitaks võib-olla selle ära korraldada või et võib-olla jah, mingid kulud tulevad, aga üldiselt vastu keegi ei olnud, et ma arvan, et selle projektiga saab edasi minna. Seisma ta ei jää. Ütleme, selle maade taha see ei jää see projekt seisma. Selle projekti... Kui me läbirääkimised saame ära peetud, siis jah, et mis need kulud siis on, et kui me kas servituut, et kas nüüd firma on nõus siis tasuta servituuti või tuleb ikkagi seal mingi aastane tasu või maks, et need on nüüd need kohad, kus me lähme siis detailidesse, et kuidas. Projekti maksumus oli 26 280 sellel Arussaare Võhma kergliiklusteel. See jagunes 2 aasta peale see projekt, rahastamine oli. Ehitus, ma arvan, see on projekteerimistööde maksumus. Ma räägin ehitusest juba. Projekt oli see. Võhma Reegoldi kergliiklustee, eraannetus 7500 ja sellega minnakse edasi. Kõpu kergliiklustee, projekt on valmis. Kui me siin vaatasime eelarveid üle, et kuidas kärpida või mida, siis selle projekti taga oli küsimärk, et kui tõesti raha ei jagu kuidagi sellesse eelarve aastasse, siis võiks selle lükata edasi järgmise aastasse. Aga antud momendil me lähme sellega edasi. Nii oli eelarve ja majanduskomisjoni ettepanek. Suure-Jaani lasteaia rekonstrueerimine, see on käibel ja lõpukorral. Pilistvere hooldekodu remont, see on käibel ja ka lõpukorral. Kõpu hooldekodu. Pilistvere alles algas. Kas tohib korra vahepeale küsida? Just seda Pilistvere hooldekodust rääkides sotskomisjonis nägime juhataja avaldust ja mõtet sisse
projekteerida nüüd ka suurem lift ja oli ka esialgne hinnapakkumine. Kas vallavalitsus on sellega kursis ja kas see võiks tulla üldse kõne alla? Vallavalitsuse sellega kursis selles mõttes, et valitsuse veel käsitlenud ei ole, aga teema tuli jah lauale, ja kindlasti tuleb kaaluda ja pigem toetada, et nüüd see küsimus lahendatud saaks. Aitäh! Kõpu hooldekodu renoveerimise projekteerimine. Sotsosakond paneb oma sisendid sinna hankesse juurde. Järgmine. Ütleme siis niimoodi, et sotsiaalosakond on oma selle sisendi nüüd ära andnud, et nüüd on juba selles staadiumis, kus saab juba hakata üles panema. Veel natuke üle vaadata tehniliselt ja see on valmis. Lähteülesanne on valmis projekteerimiseks. Sürgavere spordihoone tapumise osa ehitus. See läheb teosse, tegutsemisse. Kogukonna põhise teenuste taristu ehitamine Põhmasse. Projekt on valmis, hange veel puudub. Läheb hankesse. Rääksi lasteaia rühmaruumi ehitus, see on valmis. Suure Jaani laululava. See oli siis, kui me eelarve kokkutõmbamist arutasime, siis oli nagu küsimärgiga. Aga kuna nüüd raha riigi poolt eraldati, siis see jääb praegust veel nimekirja. Kõpu spordihoone katlamaja. Siin on küsimus, kas gaas või pellet. Puid ei ole veel tellitud sügiseks. Kuna see spordihoone katlamaja kütab ka kooli ja spordihooned ja noortekeskust, siis selle arutelu praegust käib, et millist lahendus sinna leida. Jaanus, sa kommenteerid natuke? Jah, nüüd siin mai esimeses pooles peab olema, me saame nüüd erinevalt nii gaasitootjatelt saame siis, meil on 2 võrdlevat pakkumist ja ka pelleti, aga seal on see tehniline küsimus, et seal on gaasi puhul on teatud piirangud, seal on teatud ohualad, millega peab arvestama ja ka muinsuskaitse tingimused, et siis tuleb sinna maa alla seda ehitada gaasipalloone või seda mahutit ja seal on neid. Ja kuna seal kohalik põllumajandusettevõttel on ka gaasiseade, siis need ohualad, et see, kus algselt plaaniti gaasiseade mahuti, siis sinna panna ei saa, tuleb teine asukoht. Et seal on ka veel ohualad ei tohi kattuda veel, et seal on neid probleeme rohkem. Aga me tegeleme sellega ja minul olen võtnud eesmärgiks, et mai teiseks nädalaks peab olema meil lõplik seisukoht, millega ma hankesse lähen. Kiire küsimus. Ja küsisin. Et esimene asi on see, et mis sellest vanast katlamast oli, mäletan omal ajal, kui Tõnu Kivilo seda tegi, oli väga kallis. Sellest saab, et kuhu see läheb utilli või ta oli ka päris uus puudega ja teine küsimus, et ühistuga on ka nagu mingid ühist projekti kütte osas või ei ole, et seal visa projekt, et see Tõnu Vreimann midagi soovis? Ei, kui tuleb pelleti küte, siis see sama katel jääbki töösse, sinna pannakse see põleti pannakse sinna ette ja kasutatakse ära seda sama katelt pelleti puhul. Pelleti puhul on probleem siis selle mahuti osas, et see mahuti ei tohi õues olla. See mahuti saame siis paigaldada kas kuuri, siis on vaja teoga kuidagi tuua see küte, see pellet kuidagi siis teoga sisse tuua sealt maa alt, et seal on hästi palju piiranguid on muinsuskaitse poolt, et see ei ole selline lihtne projekt. No kuidas see praegu need ruutmeetri jaotused on, Jaanus, et ka gaasi puhul ju oli mõte, et see praegune katel jääb ka alles varukatlaks. Siis sellisel juhul läks see katel veel reservi, et me välja ei lõhu. Kui palju läheb odavamaks see või praegusega võrreldes või läheb kallimaks? Me võrdlesime praegu ka neid hindasid. Ega praegu suurt vahet ei ole, kas gaas või pellet. Gaasi puhul on nüüd see, et on üks Viljandi ettevõte Airok, aga tema ka otse gaasi ei too, tema ka gaasi tegelikult vahendab
Nüüd otse gaasitootjaga võtsime ka ühendust, kes siis on Alexela. Alexela on tegelikult ja ka vaatasime, et temal on gaas. Gaasi hind kujuneb ikkagi, ei ole fikseeritud, nagu on siis sellel Viljandi ettevõttel, vaid gaasi hind kujuneb turul siis teatud perioodi jooksul ikkagi vastavalt siis maailmaturu hindadega, või ütleme siis on ka see gaasi hind. Eks ta selline võib-olla natukene hüppeline. Aga gaasi puhul on jälle see hea, et ta on hooldusvaba. Kulud on, selles osas on nagu, me oleme võrrelnud neid ja ega tegelikult küttekulult tuleb ka see halupuu küte tuleb tegelikult odav, aga tema puhul on see tööjõukulud, mis lähevad ja mis tegelikult kerivad seda hinda ja see töötajate probleem on kogu aeg laual. Küsimus vahele, kui võimas katel see on seal? Jah. Pool mega või on ta vähem? Ta oli päris võimas oli see katel, et see oli ostetud, et seda me vaatasime, et katla võimsus tagab ära. Sa pelletikatet mõtled? No ja üldse see vajadus, kui suur see vajadus on, et kui võimast katelt vajab see hoone seal? Seda ei ole kuskil kirjas teil. See on meil kirjas küll nendes pakkumistes ja asjades selles analüüsis, mul pean selle praegu lahti võtma, et tegelikult see katel, mis siin omal ajal puukatel osteti, see oli päris võimas. Et seda on pelletimehed öelnud, et selle katlaga see tagab ära, need põletid siin ette. Me oleme võtnud need arvestused, kogu selle palju aasta jooksul on puid läinud, selle arvestusega on võetud siis tehtud need teised arvestused. Palju see puukulu on aastas olnud? Katle küsimus sellepärast, kui katel ööpäevaringselt põleb, siis ta ei pea üldse väga suur olema, aga kui ta alupuudega kööti, siis mingil hetkel on tükimad rohkem vaja ja vahepeal ju ega teda ööpäevaringselt ei köetud. Jah, pelletiga on see, et ta ju hoiab kogu aeg seda sooja või ta võtab, jah, alupuudega. Jah, täpselt nii. Kas korstnad seal on korras, jah? Või vaja korstnad ka uued teha. Gaasiga, kui teha, siis peavad olema plekkkorstnad rostavabas. Kivikorstnad ei kõlba, minu teada. Gaasi puhul nad väitsid, et seal on päris suur korsten on kõpul, et sinna pannakse need torudega siis sellesse mantlisse pannakse siis sisse need, kas 3 toru läks, et pidid ära mahtuma. Niimoodi on vähemalt spetsialistid öelnud. Et see oli meie nõue, et mingeid uusi korstneid siin ehitada ei saa. Et kui see korsten tagab ära selle, siis selle projektiga saab edasi minna ja seda nad vaatasid, ütlesid, et saab. Aga see on keeruline projekt. Ja kas me tohime jätkata, lubame siis Jaanus Abole otsib millestki edaspidi selle katlavõimsuse vastuse ka. Ei ole oluline, aga ma lihtsalt küsisin. Mul tekkis see küsimus seoses sellega, et alupuudega ju mingi hetk köetakse ja vahepeal ei köeta, aga kui on ööpäevaringne kütmine, siis on alati katlavajadus kõvasti väiksem võimsuse poolest. Ja, aru saada. Järgmine on Lõhavere allee tänava valgustus. See oli ka eelarve majanduskomisjonis arutusel. Sinna vaja 11 valgustit ja komisjon arvas, et sellega tuleb edasi minna. Siis Pangala ehitus Suure Jaanis, kaasava eelarve projekt on see ja projekt on valmis. Lasteaia väliruulood ja mänguväljaku atraktsioon. Väliruulood on olemas, mänguväljak saab ka olema. Suure Jaani noortekeskuse skatepargi uuendamine. Siin toimus natukene hindade korrigeerumine, et läks odavamaks, jah. Ja tuli siit finantseerimine ka juurde. See oli lihtsalt algusest peale mõeldud. Summad muutusid. Summad muutusid, jah. Ja see rohelise jõema projekt. Jah. Pilistpere rahvamaja akende hoolduse köögi suurendamine. Aknad ei ole tehtud, köögi suurendamine ja kanalisatsioon on tehtud. Tähksi tegevuskoha vihmasüsteemide renoveerimine. See ei ole veel tehtud.
ja see oli meil nagu arutusel, et juhul kui peab eelarvet kokku tõmbama, siis selle võiks lükata järgmisse aastasse. Aga kuna nüüd riik tegi oma meetmes eraldused ja täna on need laiali saadetud, siis Põhja-Sakala vald sai teede investeeringuks 315 997 lisaks ja tulubaasi stabiliseerimiseks sai 216 469 ja uuteks investeeringuteks sai 510 000 juurde raha, kokku siis 1 042 466 eurot. Ja eelarve- ja majanduskomisjon arvas, et tuleks selle nimekirjaga edasi minna, nii nagu on eelarvesse pandud. Minu poolt on kõik. Tervikuna siis võib-olla nii palju kommenteerida, et kui me veel ei tea neid languseid, mis sees ootavad ja me peame neid analüüsima, et mis see tulumaksu laekumine hakkab tegema, mis on see põhilaekumine meile, siis praeguses seisus, mis riik on öelnud ja mis summad on nüüd alla tulnud, et me esialgu mingeid kiireid tagasilõikeid ei tee ka investeeringute osas, vaid me läheme plaanidega suhteliselt niimoodi edasi, nagu nad on olnud ja mis praegu räägiti teile, eks ole. Et tulevikku vaadates on Suure-Jaani staadion üks selline küsimus, mida me peame siis järgmise aasta eelarves lahendama ja ka eelarvestrateegias ja investeeringute kavas lahendama, et sinna on võimalik saada praegu seda matatoetust, maakondliku arengustrateegia elluviimise programm 120 000 ja staadioni hind oleks võib-olla kuskil siis meie omaosalusena 400 000. Et seda me peame järgmises aastas vaatama, aga ma arvan, et see on kindlasti selline hädavajalik projekt, millega tasuks edasi minnagi, aga see ei puuduta nüüd selle aasta eelarvet. Ja kui me siis peame nende kärbetega tulema, siis mai-juuni on see, kus me oleme targemad, et mis seisus me oleme. Aga praegu ei ole nagu kiiret mõtet trapsida ja ma olen teiste omavalitsusjuhtidega suhelnud, et kõik vaatavad niimoodi, et me nüüd ei hakka otsustama kiirelt. Siin on olnud ka vaidlusi või arutelusid, ma ei tea, lasteaiaõpetajate palkade vähendamise osas näiteks, kus haridusministeerium on juba sekkunud, et seda ikkagi nagu ei tohiks teha või see ei ole õige, nii et me peame natukene ootama nende asjadega, kui me näeme, et mis siis päriselt hakkab toimuma tulumaksu laekumistes. Kaja, sa võid ju kommenteerida, et meie ei ole nii turismisektorist mõjutatud, meie vald siis konkreetselt, et hotellid, muud majutusasutused, et tootvat tööstust on rohkem, et siis ka võib-olla see langus ei ole selline, nagu ta on kuskil Pärnus või Tallinna või Harjumaa piirkonnas, eks ole. Mingi langus kindlasti tuleb, sellest ei pääse, aga et kiirustada ei ole mõtet. Ma küsiks korra, kui tohib Ermani käest. Et kuidas teil praegu selle veekeskusega üldiselt seis on, et kas teil juba nagu on mingisugune pilt ees, et millised miinused seal praegu nagu tulema hakkavad või tulevad juba? Jah, see pilt on meil ees, tähendab eile eelarve- ja majanduskomisjonis tegin ettekande koos tulevikuplaanidega ja tänase olukorraga, nii et ta ikkagi miinuses. Et on midagi nagu lähemalt soovite teada? Et kas võiks seda ettekannet jagada siis volikogu liikmetega ka? Just seda veekeskuse oma, jah. Või noh, see mis? Ei no põhimõtteliselt üldse, mis nagu arutusel oli, et võib-olla siis kui nagu tehtud sealtpoolt ettekanne. Ja ilmselt see üksikisiku tulumaksu asi praegu veel aprillikuus ei kajastu. Ma saan aru, et aprillikuu laekumised on käes. Aprillikuu oleme graafikus täiesti, aga esimesed tagasilöögid hakkavad mai lõpus tulema. Et praegu nagu aprillikuu laekumistes üksikisiku tulumaksu laekumises väga hullu seisu ei olnud? Ei ole. Et see oli nagu eelarve kohane või eelarvest väiksem planeeritud?
tänase seisuga, tähendab, kuna veel viimane kanne tuleb viimasel kuupäeval, siis täna oleme täiesti eelarves. 30% on laekunud, kui eelmine aasta sama perioodiga kuu lõpuga oli 31 millegiga, siis täna on 30 laekunud juba. Kui räägime nagu eelarve sellisest loogikast, siis see, mida me aasta lõpus planeerisime, nii nagu me suutsime arvutada, siis 0,8–0,9% oli normaalses olukorras ülelaekumist. Nüüd muidugi kõik muutub, aga planeering oli nii, et laekus siis ka rohkem, kui me eelarvesse panime. Ei tea, kas see küsimus on Ermanile või Jaanusele, aga selle veekeskusega, et eelmise aasta lõpul siin olid väga mitmed probleemid just seal selle ehitusliku poole peal ja remonti asjadega, et kas nüüd on just see periood, kus nagu on saanud sellega tegeleda, kui rahvast sees ei ole, või kuidas see üldse on praegu, see seis? Ja ehitus- ja parandustööd praegu käivad. Loodetavasti järjest kõrvaldatakse neid vigasid, millest on juttu olnud. Loodetavasti on selles, et mingil hetkel ikkagi ehitajaga on selline suhtlus, et mida vald ütleb. Ja mina olen öelnud, et aga tegelikult peab ehitaja pakkuma usutavad lahendused, mitte vald ei ütle. Et tahetakse seda palli natuke ära veeretada, aga teatud tööd on käima läinud ja seal erinevate asjade korrigeerimised või siis parandused toimuvad. Kas need parandused toimuvad garantii korras või kuidas? Mina olen võtnud selle seisukoha ja öelnud selle siis tellija firmale ka, et mina ei võta või vald ei võta ühtegi arvet enda ette üksikuna, vaid kõik arved käivad läbi Eviko ja lõpuks me istume mingil hetkel maha. Mingite asjade kohta me peame ilmselt tunnistama, et sisearhitekt või projekteerija surus mingi variandi peale, kus peab võtma ka vald vastutuse, et see variant läbi lasti. Aga enamuses ma loodan, et siiski jääb nii-öelda garantiitöödeks, et ka garantii ülevaatus on tehtud ja seal on mingid punktid, mida ei saa nagu vaidlustada, aga seal on umbes, ma peast ütlen praegu 4 punkti, mille kohta öeldakse projekteerimisviga. Ja see projekteerimisviga on muidugi vaidlusalune koht, et tegelikult projekteerimisviga peaks ehitaja ka välja nii-öelda sõeluma. Ta ei tohiks seda läbi lasta, ta ei tohiks rakendada või teha sellist asja, millel on projekteerimisviga. Aga see on muidugi selline mädasoo, et kellel siis on õigus ja kellel ei ole, eks ole. Et mingid lahendused on seal sellised nii-öelda veidrad, kus on näha, et ilmselt on tahetud teha ägedat asja, aga ei ole mõeldud läbi, et kuidas ta praktiliselt töötab. Valgustid, lavad ja sellised asjad, et et kui Annelil see küsimus oli, mälu järgi ütleme komisjonis seda veekeskuse asja arutasime, siis mul praegu ei ole neid aja tehtud arvutusi ees, aga põhimõtteliselt kui me planeerisime veekeskuse oma tulu, piletitulusid seal eelarves mingi 405 000, jagame selle kuude arvuga, siis iga kinni oldud kuu on keskmiselt -35 000 ja see oli niikuinii planeeritud need tulud väiksemana kui on kulud, et niikuinii oli sinna see nii-öelda tegevuskulude pealemaksmine sisse planeeritud, nii et see on see. Kuigi aasta esimestel nendel 2 kuul ta vist töötas väga hästi, et külastatavus oli väga kõrge, et see tasandas osalt seda kinnioleku aega ära, aga nii ta on. Ütleme siis nagu laias laastus, et see 2,5 kuud andis meile 3 kuu raha laias laastus. Et kui me oleks saanud nagu, poleks see majanduslangus ja kõik see peale tulnud, siis oleks see olnud nagu väga ilus nagu aasta lõpus, aga nüüd ta kisub põhja poole, jah. Aga ma küsin korra, tähendab, et kas mingid meetmed on valitsus ikkagi nüüd juba kasutusele võtnud või tegeleb sellega, et juhul kui meil see tulude langus tuleb, tulumaksu laekumine kukub aasta teises pooles, et me oleksime nagu kuidagi valmis selleks või valmistunud? Me oleme vaatanud üle allasutuste eelarved, oma asutuse eelarved.
meil on ka üks variantidest, et kui majanduskuludest ei suuda nii palju tagasi tõmmata, on variant, kus on mõnel asutusel õhku sees, et võtame sellest õhust kinni. Vallavalitsuse põhimõte oli kõigepealt majanduskulud, siis investeeringud ja siis alles palgad. Aga palkades on mõnes kohas õhk sees. Ega selle tulumaksu laekumise languseks tegelikult mingit mehhanismi ei ole praegu riik küll kuskilt indikatsioonid andnud, et seda hakkaksid mingigi viisil kompenseerima. See on minu teadmine. Et nad vaatavad mingeid investeeringuid, millest me peame tulevikus väga selgelt aruandeid tegema ja andma aru, et me oleme just sinna kulutanud, kus nad annavad. Nii et selles suhtes, kui see langus nüüd ikkagi tuleb, mis see protsent iganes on, siis me peame oma tegevust üle vaatama kõigiti ja maksimaalselt. Ja nagu Kaja ütles, et tegevuskulud, investeeringud ja siis palgad, see on minu põhimõte olnud, kuidas mina olen rääkinud asjadest. Kust tuleb mitu protsenti ta võib tulla? Olete selle peale mõelnud? Mitme protsentiga peab kärpima? Sa mõtled nüüd, mis tuleb, et tuleb siis langus või mille kohta sa küsid? Ja languse kohta, jah, kui kestab veel paar kuud. Et te ütlesite, et nagu peab kärpima asutusse need eelarved, mitu protsenti need peaks kärpima siis alguses? Tegelikult juba üle paari nädala tagasi Kajaga koostöös me saatsime välja allasutustele kirja, kus me ütlesime, et see kärpe eesmärk on 12% allasutuste lõikes. Me anname endale aru, et see 12% ei ole võimalik kõigile samaselt ja ühtemoodi. Et väiksemad asutused, nad ei oma sellist tegevuskuludega ka mingite hangete või lisainvesteeringute või väike mingite soetamiste 12% reservi, et seda seal lihtsalt tegelikult ei ole. See protsent kõigub vastavalt asutusele, aga see eesmärk, mis saadeti välja, oli 12%. See on nagu valmistu kõige halvemaks. Küsimus finantsjuhile Kajal, et osades asutustes ütlesite, oli eelarves õhku sees. Tohiks mainida, et vähemalt siis millistes oli nagu õhku sees? Tähendab, ma ütleksin niimoodi, et majanduskuludes otseselt õhku sees ei ole, aga ma olen palgas. Jah. Aga millistes? Koolides on palgas nagu õhk sees. Kui aasta lõpul suudetakse maksta preemiat, siis see peab ju kuskil tulema. Aitäh. Võib-olla ma nii palju räägin enda poolt juurde, kus see pingekoht on, eks me neid lisatasude või preemiate maksimise aasta lõpus nägime ja see käib meil silme eest läbi. Aga siis on ka sellised küsimused, et on teatud riiklikud rahastused, siis tullakse ikkagi ka valla eelarvest küsima mingite väikesoetuste jaoks toetusi, need pannakse eelarvesse, kuigi need võiksid olla ka siis selle asutuse riiklikus rahastamises. Me räägime just koolidest enne kõik. Ja see on see pingekoht, kus otsida ja mõelda, et kas kõik need riigipoolsed toetused on alati laialt mõeldud selle eesmärgi jaoks, mida on lubatud või kitsendavad juhid neid vastavalt oma eesmärkidele. Tohib ka ühe küsimus, et kas vallavalitsus on vaadanud ka enda, võib-olla tuleks isegi jälle struktuuri siiski üle vaadata praeguses olukorras, kus siis teha ka sealt ikkagi lõige, mitte ainult anda allasutustele kohustus ja tegelikult selgitamata, et nii nagu te ütlesite, et ega seal väga palju õhku ei ole, kui kuskil palgas midagi on olnud, siis sama eelmise aasta näidet, tänavust aastat me ei tea, aga ega need majanduskulud on antud sinna üsna täpselt, et ja tegevuskulud, et ega seal, kui suurt investeeringut ei ole, siis tegelikult väga kuskilt kärpida pole. No kärpida siiski on, ka mingeid ametikohti hoitakse vakantsetena, ei täideta või nad ei täitu, aga ega see raha pärast arvestuslikult üle ei jää, et see jagatakse ikkagi laiali, eks ole. Aga ei,
Arnold, sul on täiesti õigus, et ka vallavalitsus peab vaatama oma kulusid üle täpselt samamoodi, et ka meie ei pääse sellest, ja oleme seda ka teinud ja teatud otsused on juba tehtud. Ja võib-olla siiski on ka mõned investeeringud, mida peaks siis lükkama järgmisse aastasse, mis kannatab lükata. Sõnagi ei olnud siin praegu selle Suure-Jaani kooli remondi kohta, et me oleme rääkinud sellest, et võib-olla tuleks seal alustada siiski projekteerimistöid, et olla valmis mingil hetkel sellega tegelema, et kui Võhma kool valmis saab, et siis peaks Suure-Jaani kooliga kindlasti edasi minema, meie kõige suurema kooliga, mis on kõige kehvemas seisus praegu. Et võib-olla peaks nagu sellega siis vaatama, et nende investeeringuvalikutes, kuigi praegu öeldi, et kõik need, mis on planeeritud, lähevad töösse. Aitäh! Tõsi. Ja nii palju siis ütlen Suure-Jaani kooliga ja siis ka nüüd Olustvere kooliga, et energiaauditi tellimise töökäsk on läinud alla, et tellida mõlemale koolile siis energiaaudit ja võib-olla see energiatõhususraha, mida jagatakse, oleks üks võimalik variant kummagi kooli puhul või ühe kooli puhul ka arenguhüppe võimalus, nii et absoluutselt neid ei tohi nagu kõrvale jätta. Ma investeeringute kohta ma eile osalesin, ka kuulasin eelarve majanduskomisjoni istungit, et ka nende puhul on tegelikult nii, et otsused tehakse ju siis. Eilne otsus oli see, et me läheme planeeritult edasi hangetega ja tegelikult hanke tulemused on need, mille järgi saab reaalselt otsustada, kas on jõukohane või mitte. Et me eelarvekomisjon otsustas, et meil ei ole mõistlik praegu tõmmata pidurit teadmata, mis tegelikult need asjad maksavad. Reaalse hanke tulemusena tuleb reaalne hind ja siis loomulikult on uus otsustamise koht. Et ega see eilne komisjoni otsus ei ole mitte mingisugune lõplik otsus selle aasta eelarve täitmise osa. Ma tahtsin seda küsida, et kui need hanked välja kuulutatakse, eks ju, et siis mismoodi siis käitutakse, keegi võitis ja kui ei sobi, siis tühistatakse hange või mis toimub, et siis keegi võtab osa, keegi võidab. Hanke väljakuulutamisel käiakse välja eeldatav maksumus avalikult ja kui reaalne hanke tulemus, pakkumine on oluliselt kallim eeldatavast maksumusest, siis on täiesti lubatud vast riigihanke seadusel siis hanke väljakuulutajal hange nurjunuks tunnistada sel põhjusel, et eelarvelised vahendid reaalseks elluviimiseks puuduvad. Aga kui ta sobib teile, aga tekib ikkagi mingisugune tulude laekumises ikka väga suur miinus, aga te kirjutate sellele juba alla, mis siis juhtub, kas seal on mingi selline punkt ka sees, et saab tagasi võtta selle vallavalitsus või vald selle hanke. Hankeseadus annab võimalusi, aga ma ütlen, et allakirjutamist ei tule kindlasti enne, kui on reaalselt vallavalitsus kindel, et seda investeeringut saab ellu viia, et nii see ju käibki. Et ma ei näe siin ühtegi muud võimalust. Selge see. Aga selles mõttes, et ega praegune protsess on niimoodi, et Kaja ja raamatupidamisosakond tervikuna me hoiame kogu aeg kätt pulsil, et me nüüd hakkame nägema, nagu juttu oli, et aasta esimene pool tegelikult meile mingeid indikatsioone veel ei anna, sellel on oma loogika, see tuleb alles viibega. Me näeme tegelikult mais-juunis, mis meil üldse hakkab toimuma ja ilmselt isegi juulis-augustis rohkem veel. Ja siis me peame teiega koos arutama, et tuleb samamoodi see rida ette võtta, nagu tänagi oli ja öelda, et seda me teeme ja seda me ei tee. Nii see lihtsalt on. Ega meil mingit teist võimalust ei ole. Et siis on prioriteetide ja vaidluse koht ja kõikide investeeringute puhul lõpuks on ju volikogu ikkagi otsustaja, et ega vallavalitsus ei otsusta. Meie teeme hanked vastavalt selle, mis volikogu on heaks kiitnud. Aga nende küsimuste juurde, ma arvan, me tuleme tagasi veel mitu korda. Hetke selles osas küsimusi ei ole. Ma küsin, kas on veel infot, Herman? Allavanema infot. Staadionist ma korra rääkisin, et seda nagu siis tuleb kaaluda ja tuleb läbi mõelda,
see staadioni nii-öelda järgmine aasta saaks tehtud ja praegu on ikkagi maakondlik toetus seal peal ja seda me tahame esitada prioriteetse projektina. Aga see tähendab meile siis oma osalusena suurusjärgus, ma arvan, 400 000, et see on selline koht, mida siis mõelda. Aga mina igal juhul toetan seda. Arvamusi võite teie ka siis ju avaldada ja eks see saab lõpuks eelarves nii-öelda paika. Ja praegusel hetkel on aktiivselt küsimuse all ja infona volikogule ikkagi Suure-Jaani kooli juhtimise tulevik, et hariduse arengukava on nüüd sellises kohas, kus ta üsna pea tuleb teie ette ka. Aga kuidas see mudel ja kuidas see toimida võiks ja kuidas seda siit edasi juhtida, et seal on aktiivsed küsimused, et erinevat ka muret ja rahulolematust on päris palju ja siin on mõnedki koosolekud, ka füüsilised koosolekud peetud, et selles suhtes tegutseme jooksvalt ja igapäevaselt. Mina olen väga tänulik. Ma olen tänulik Markole, kes siin kuskil ekraani taga istub ja teistele inimestele, kes selles keerulises olukorras on toimetanud ja aidanud meid nii kaugel, et me neid koosolekuid niimoodi pidada saame, et see on väga suur asi. Selle maja osas, kus me praegu istume siin meie üheskoos ja mida teie siit ekraani vahetuselt vaatate, et siin on ka eelarve ja kulude mõttes selline lisategevus tulnud, et tuleb välja, et selle maja energiatõhususe projekt ei sisaldanud maapinnast allapoole minekut. Ehk siis, et see tuleb lisatöödena praegu ja selle hinnanguline maksumus on circa 30 000 pluss käibemaks. Nii et see vallamaja siis isoleeritaks niiskusisolatsiooniga ja siis soojustataks ka maapinnast allapoole. Et see oli nagu halb üllatus, mis tuli ette. Et tervisekoja ehitustest ma juba rääkisin, et need on nüüd käimas, seal on lammutatud natuke juba sauna välja ja seal on meie tingimused esitatud, et kuidas me seda näeme, mis valmistab muret, on see, et firma käis siin ja tegi mõõdistamised mürale ja leidis müra tekkekohad ja need põhjused, kus see müra tuleb. Aga millegipärast ei ole nad oma lahendusi saadnud siiamaani juba mitme meeldetuletuskirja peale. Võiks olla ju paar nädalat tagasi meie käes, et seda ma pressin, et nad nüüd ikkagi oma tulemused ka annaksid, et saame siis mingeid ettepanekuid teha meetmete osas, mis on vaja, et see müra saaks kõrvaldatud sealt ennekõike kiirabiruumist. Aga tegelikult, millest vähem on räägitud, et ka politseiruumi kandub tegelikult müra üle normide, aga nad ei nurise nii palju, sest nemad ei vaja nemad ei maga seal, nad on ainult päeva ajal seal, et nendel on selline üldine sumin, mis tuleb nendest süsteemidest. Pilisteri liftist oli juba juttu, et see tuleks lahendada selle ehituse käigus ja leida see lahendus sinna. Olustvere Jaamaküla tee kiirem internet, et selle on valitsus heaks kiitnud, et paneme sinna ka raha juurde, leiame need summad, kus siis ikkagi vana vastkaabel saaks valguskaabliga asendatud ja ei mindaks enam sama teed. Seal hakati nõudma ka Elektrilevi postide väljavahetamist, et oleks ainult valgusmastid, aga see siiski võib-olla ei ole vallavalitsuse küsimus, et seda siis nii-öelda lükkame kõrvale. Praegu läheb selle maja ehitus siin mõistlikult edasi. Natuke olen mures, et mingid ruumid on veninud, aga praegu tundub, et jälle nagu liigub ventilatsiooni ja riplagede ehitajad toimetavad jõudsalt, et ehk siis ka selle maja ehitusstaadiumid lähevad edasi nii, nagu on enam-vähem kokku lepitud, et me saaksime ka mingil hetkel naaseda normaalse elu juurde. Et selline info. Ma tahtsin küsida, kuidas Võhma kooli ehitus läheb, ikka lapsed saavad uude majja sügiseks.
ehitaja on üsna optimistlik, on positiivne ja väga hea, et sa küsisid, Andrus. Võhma kooliga on siis selline otsus ja suund, et seal on vaja ehitusreservi kasutada ja suunata ümber üldehitusest sisustushankesse, et sisustuse raha oli natuke alaplaneeritud ja praegu seal läbirääkimised ja sellised nimekirjade koostamised ja täpsed sisekujunduslikud detailide kokkuleppimised käivad, et seda ka vallavalitsus arutas ja toetas seda, et see ehitusreserv mingi osa jätta veel üldehituseks, aga mingi osa suunata sealt siis sisustushankeks. Hange on homses valitsuses. Just. Siin ma lihtsalt korra teadmata kõiki asjaolusid, aga lihtsalt tuletan meelde, et kunagi, kui see Võhma kooli hanke tulemused selgusid, siis tegelikult oli majanduskomisjonil ka üks märge, ma arvan isegi protokollitud selle reservi kasutamise kohta, et seda võimalikult säästlikult teha ja tõesti soetada ka sisustuses ainult neid asju, mis on nagu tingimata vajalikud ja mis on korralikud, siis neid püüda nagu hoida. Jah, direktor on seda nimekirja pidanud, et mis on võimalik üle tuua ja mis on siis vaja ikkagi uuesti hankida. Nii palju me tegime, et me ikkagi kaasasime ka väljaspoolt sinna know-how'd või ütleme siis teadlikkust, et oleks mingi sisekujundaja ja spetsialisti ülevaade sellele kõigele, et see ei ole ainult siis koolipere selline ja meie ehitusspetsialistide üksikteadmine, et sinna võtsime inimese, kes on siis viimati Jõgeva kooli sisustusega tegelenud, et täpselt teaksime, mis tehakse. Aitäh. Kui hetkel küsimusi rohkem ei ole, segage mind kohe vahele, kui on. Aga ma omalt poolt tõesti tahan Jüri lehvitab, Jüril on küsimust. Mul on selles mõttes, et nüüd 17. mai saab eriolukord läbi. 18. mai saabub, et Haridus-Teadusministeerium on suht sedasi ebalevalt öelnud, mis siis täpselt koolides toimub hakkab, et kas vallavalitsusel on plaanis ka teha mingisugused suunised, kuidas me eriolukorrast väljume või jääb see koolide enda otsustada? Praeguses olukorras riiklikult kehtestatud plaanidele meie mingeid erisusi ei näe. Me lähtume ikkagi sellest, mida riik ütleb. Ja viime neid ellu, mida riik siis lubab. Et ilmselt see, mida on räägitud, et mingi konsultatsioonide võimalus ja need õpilased, kes on maha jäänud milleski, et nende kontakttundide võimalus luuakse, aga reaalselt füüsiliselt kooli minu teada ei lubatagi. Ja see eriolukorra lõppemine tegelikult ei tähenda veel piirangute kadumist, et need on kaks nagu eri asja. Et eriolukorda pikendati õiguslikus mõttes selleks, et eriolukorra juhil oleks õigus kõiki käske jätkuvalt anda, et ta ei oleks nagu õiguslikus vaakumis. Et see on asja mõte, miks seda ennegi pikendatakse. Ja siis sealt edasi juba tulevad uued juhised. Ühesõnaga 18 siis kool nagu päris ju ei hakka pihta ju. 18 mai ma mõtlen. Ma ei oska sulle sellele vastata ausalt öeldes. Kas oli jutt, et alla 10 lapse? Täna suure tõenäosusega distantsõpe jätkub, sest reaalselt me kõik saame aru, et ei Tallinna, ei Tartu koolides pole kuni 10 lapselistes gruppides midagi võimalik teha, et üsna selge, et see nii jätkub, aga siin on tõesti väga suur otsustusõigus lisaks omavalitsusele tegelikult ka koolijuhtide ja lausa õpetaja tasemeni välja, et nemad peavad nägema, milliseid lapsi on vaja aidata, aga päris kindlasti võib küll täna öelda, et igapäeva tavakool, nii nagu varem, ei jätku sellel õppeaastal. Selles ma olen ikka üsna veendunud tänast seisu arvestades.
Mul üks küsimus veel. Ma küsin nende spordiväljakute kohta. Eile siis riigi valitsus ütles 2. mai sportlased tohivad teha sporti, kui nad jälgivad 2+2 reegleid ja kuni 10 inimest. Kuidas meie vallas nende spordiväljakutega ja välisjõusaalidega on? Välisjõusaalidega minu teada on nii, seal tohib teha ka siis iga vähemalt 4 tunni tagant peavad kõik aparaadid nagu ära puhastab. Vastab tõele, Serga, et täna, ma ei tea, kas jõudsid täna välja, aga Mati täna uued sildid juba tegi. Me omalt poolt vald soetab need desinfitseerimisvahendid ja leiab kõigile välijõusaalidele, kus siis eriolukorra juhi korraldus seda ette näeb, võimaluse, et tööpäeva piires see info läheb sinna siltidele välja, iga 4 tunni tagant desinfitseeritakse. Aga kasutamine on tõesti, see info jääb endiselt, et need pinnad võivad nakkust edasi kanda. Vastutus on igal kasutajal ja endiselt tuleb täita siis 2+2 ja 10 inimese reeglid. Ja info, et on lubatud spordivõistlused värskes õhus, ka seal on endiselt ikkagi lisaks. Ei ole mitte kõik võistlused lubatud, vaid ikkagi ainult need, kus saab neid reegleid täites seda pidada. Et need täpsemad korraldused ma täna päeva jooksul ei ole jõudnud vaadata, aga enne neid veel ei olnud. Et need kindlasti tulevad ja täpselt nii, nagu eriolukorra juht nad kehtestab, oleme ka meie oma vallas loomulikult, me täidame neid ja peame täitma. Aga küll ma kiidan tõesti, see on õige koht, et kiita vallavalitsust, kriisikomisjoni, kõiki ametnikke selle tubli töö eest, et just täna arutasime Hermaniga kohe õigesti otsast peale said tehtud väga õiged otsused. Me ei pannud oma mänguväljakuid kinni. Me lubasime vastavalt reeglitele neis käia. Nii ei teinud Viljandi linn ja vald ja täna nad teevad siis erisusi näiteks Tulevikuklubile. Mina arvan, et see ei ole õige. Et see, et reeglite kohaselt on võimalik neid kasutada, oli väga õige otsus. Ja meie vallavalitsus on teinud väga-väga head tööd selles keerulisel ja raskel ajal. Ma tahan neid omalt poolt väga kiita ja Kajat selle suure töö eest. Ma olin eile eelarvekomisjonis ja kui põhjalikud andmed on olemas, mille pealt edasisi otsuseid teha, see on suur töö. Samamoodi Jaanus, hiiglaslik töö. Kui 1 nädalaga või 2 nädalaga peab välja minema 5, 6 ja 7 hanget ja kõigi ootused on nii suured, siis ma ütlen, et see meeskond töötab täna väga hästi. Aga lõpetuseks tänan ma kõiki teid volinikke, et see on uskumatult ilus tulemus. 21-19 meie ajaloolisel esimesel virtuaalse osalusega istungil on osalenud. Siin on kõige suurem kummardus Markole, et ta ise ka kartis alguses, aga me võime öelda, ei olnud mingit põhjust ja sekretäridele, et aitäh. Kas ma tohin veel küsida? Tohib. Et tegelikult tahtsin Hermani käest küsida seda, et kindlasti jäävad tingimused, mida me peame järgima ja kindlasti jääb ju kohustus tõenäoliselt üsna pikaks ajaks desinfitseerida pindasid. Nüüd, mis puudutab seda desinfitseerimist, kui suurel määral on võimalik meie allasutustel siis saada kas toetatud ainete ostmine või üldse saab neid tasuta ja võib-olla ka see maskide kasutamise küsimus, et kuidas sellega plaanid on? Et kas kompenseerida siis neid lisakulutusi või? Et kas on üldse mingit võimalust või peavadki kõik allasutused nägema oma eelarvest neid võimalusi toetada? No neid vahendeid on tulnud keskselt riigi poolt, mask on tulnud keskselt ja riigi poolt, aga ega siit edasi me peame siis ka hakkama jooksvalt otsustama, et kui see nüüd nii-öelda normiks muutub, siis on see valiku koht, et kes mida kompenseerib, et me teisest küljest saame ju aru, et ka mingid kokkuhoid on asutustes olnud, et kas see on nüüd siis, kelle kokkuhoid see siis on, et see on valiku koht. Lihtsalt kuna riik ju teatud määral on neid andnud, et kas on mingid prioriteedid ka? Ikka need samad reeglid on, mis praegu on, mingit erilist või täiendavat nii-öelda käsku ei ole tulnud või suunist,
igal pool rõhutatakse lasteaedades mujal, et tuleb teha teatud tundide järel, avalikel mänguväljakutel tuleks teha teatud tundide järel, et eks omavalitsused teevad seda erinevalt, et kes kui suutlik on, et kõik mänguväljad näiteks üle käia ja ega 100% ma ei ütle ka, et meie suudame üle käia. Reaalselt on kohustusena täna kehtestatud mitte mänguväljakutel, vaid ainult välijõusaalidel. Neid on meil vallas 4 ja neid reegleid me peame täitma. Siin meil ei ole isegi valiku kohta. Me ei ole võtnud lisakohustusi muude osas. Muude mänguväljakute osas ei ole täna hetkel kehtivat eriolukorra juhi korraldust. Ma igaks juhuks ütlen, muude väljakute kohta peab jälgima siis 2+2 reeglid, mitte rohkem kui 10 inimest. Just, täna kehtivad täpselt nii. Ja meie vallas, ma arvan, kas seda kuidagi reguleeritakse ka, kui juhtub näiteks võib-olla 2 spordiklubi samal ajal olema nagu näiteks Kunstmuru väljakul? Selles valitsuse eriolukorra juhi korralduses, mis tuli välijõusaalide kohta, on küll punkt lisaks, et kohalik omavalitsus saab järjekordse lisakohustuse, et ta peab tagama nende reeglite täitmist. Aga ma ütlen omalt poolt, et me kõik saame aru, et ööpäevaringselt kedagi valvama panna me keegi sinna ei suuda, et katsume kõik ikkagi tervest mõistusest lähtuvalt neid. Peamine on, et me kõik ühtemoodi reegleid arvestaks ja neid täidaks. Ma arvan, meil ei ole ju 10 jalgpalliklubi. Me saame mõistlikult omavahel kokku leppida nendes asjades. Ainult kõik inimesed peavad aru saama, see kehtib alles 2. mais, et nad juba siin nädala, juba varem sinna peale ei hakka minema, ma arvan. No meil sinnamaani on endiselt ju kõik tähistatud, kõik väljakud, kõik see info on olemas, et täna on need mitte soovitavad kasutada. Täna on selline info kõikidel väljakutel olemas. No, mis puudutab nagu klubide samaaegset kasutamist, siis ega see ei ole ju selles mõttes vallavalitsuse pädevuses, et vallavalitsus ikkagi kehtestab neid samu reegleid või juhindub siis riiklikust käsust see 10 inimest, et see, kuidas seda väljakut kasutatakse, mis klubid, mis kellaajal seal saavad olla nüüd siis ka 2. maist alates, on ikkagi selle staadioni või siis mingi spordirajatise valdaja ju vastutus, et sinna ei lähe lihtsalt 2 klubi samaaegselt. Ei, lihtsalt ma sellepärast räägin, vaata ainult tõi ka näited, näiteks Viljandi linn pani siukse piirangu ainult Viljandi tulevik, mis ei ole loomulikult mõistlik, et meie vald ikka lubab kõigile. Ikka kõigile vastavalt graafiku alusele, kui see läheb sinna, jah. Et ma ise nagu väljendaks kindlasti seda, et mina olen ka riigi suunas väljendanud ja kaaspoliitikute vallavanemate suunas väljendanud, et me peaksime otsima praegu ikkagi juba normaliseerumise võimalusi järjest samm-sammult, et me oleme selles olukorras, kus neid piiranguid tuleb hakata leevendama. See on minu seisukoht. Ja nüüd Tiit Leevitas, kas sa soovid sõna, Tiit? Jaa, ma tahan tervitada seda toredat naisperet. Oi, kui ilus. Aitäh. Sellega on väga ilus lõpetada, et kuulutame siis tänase istungi lõppenuks. Ma väga südamest loodan, et me maikuus saame päriselt üksteist näha. Täna ei julge loota, kas saame, aga täna me tõestasime, et saame hakkama nii ja teisiti. Aitäh teile kõigile ja olge terved.